No tšau, sõbrad! Teate, meil on päris mõnusalt soe juba ja noh, ma muidugi ei tea, mis nüüd toimub, kui teie seda videot vaatate, aga praegu on õues 30 kraadi. Nii palav. Ja minu asendamatu kaaslane praeguseks on olnud frappe. Ja täna me teeme siis frappet, mida ma esimest korda õppisin tegema üldse Küprosel. Nii et ma kasutan täitsa nende meetodit, see on täiesti mõnus, hästi hea, kiire ja sul läheb vaja ainult sellist väikest piimavahustit. Ma arvan, enamusel on see olemas. Ja kui ei ole, siis Kemossis oli see 5 € või midagi, täiesti nagu olematu summa. Ja põhimõtteliselt sa saad seda saumiksriga ka teha, aga teeme meie täna piimavahustiga, ma näitan, kui lihtsalt see käib lihtsalt. Võta kõigepealt üks klaas endale ja klaasi sisse pane kohe endale Nescafe kohvi. Ma kasutan Nescafe'd sellepärast, et ka Küprosel kasutati seda sama. Pane lahustuv kohv sinna sisse. Nüüd me paneme siia suhkrusiirupi ja paneme ka natukene vett. Vett siis nii palju, et see saaks ilusti kaetud, umbes siuke sentimeetri jagu. Nii, nüüd me võtame piimavahusti ja suristame teda. Lase ta alguses tervenisti läbi, siis pane ta pinna peale ja vahuta teda pinna peal. Sa näed, kui mõnusalt vahuliseks see läheb. Nii siidine kreemine vaht. Super! Hea, väga hea. Nüüd võtame endale jääd, paneme siia peale taimset piima ja segame korraks läbi. Ja kui sa ei taha taimset piima kasutada, sa võid ka tavalist piima kasutada või hoopis pähklipiima, mina kasutan kaerapiima. Nii et leia endale sobiv ja kasuta seda, mis sulle meeldib. Kui hea. Et ta veel kõige paremalt jahtunud oleks. Lase tal natuke veel seista. Ja kõrs sisse ja ongi valmis. Ma kohe proovin. Ma ütlen ausalt, ma lihtsalt ei suuda praegu teistmoodi elada kui ainult frappega põhimõtteliselt, nii et hommikul ma kuuma kohvi enam põhimõtteliselt üldse ei joo. Oh my god, see on nii hea. Aga üks on tehtud. Teeme teise ka. Ja vahepeal me oleme ju sellised natukene alkohoolikud. Vahepeal on nädalavahetus. Ja siis kui mimoosat ei taha, tahaks kohvi, aga tahaks külma ja midagi, siis Frangelico. Kui ma kasutasin enne siis suhkrusiirupit, milles on metspähkli maitse, siis nüüd ma kasutan Frangelico likööri, milles ongi samamoodi see maitse ja natuke vunksu ka on ju. Nii et teeme selle nädalavahetuse oma ka valmis. Nädalavahetuse frappe sisse pane endale samamoodi 1 teelusikatäis lahustuvat kohvi, siis 2 teelusikatäit suhkrut. Ja kui suhkrusiirupit ei lisa, tahad likööri panna, siis ära likööri kindlasti kohe pane, sellepärast muidu ta ei lähe ilusti vahtu. Nüüd vesi peale, kusjuures Küprosel nad keetsid veel vee ära, aga minu meelest see piimavahust jääb kõik ideaalselt korda, nii et mul ei ole vaja seda vett keema ajada, vaid see läheb ilusti ka niisama. Samamoodi suristame piimavahustiga ära. Nii, nüüd ta on vahus, väga hea. Me paneme siia jääd, me paneme siia selle sama Frangelico likööri. Koguseid vaata oma südametunnistuse järgi. Nii, ja nüüd taimset piima segame läbi ja natuke kaneeli ka peale. Kõrs sisse ja valmis. Ja see nädalavahetuse frappe. Muidugi mõista sa võid siia panna ka vahukoort, kui sa tahad, aga selle jaoks ei ole otsest vajadust muidugi. Oh my god. Okei. Et mul on siuke tunne, et ma lähen siis nautima. Täna on laupäev on ju, nii et minu nädalavahetuse frappe ja on ju. Et kui sul tekib mingeid küsimusi, kirjuta siia kommentaaridesse.
ja praegu on selline tunne, et tahaks Küprosele tagasi minna. Seal me jõime ikka väga palju neid ja kõigil oli see piimavahusti olemas nagu what? Aga see oli mega ammu. Millal ma käisin Küprosel? Issand, see oli 2016 või? 2015? Issand jumal, kui vana ma olen. No niimoodi see tuleb, on ju. Aga naudi oma nädalavahetust ja varsti näeme juba jälle, on ju. Mine külasta mu blogi, seal on kindlasti palju lahedaid retsepte sulle ja varsti näeme juba jälle, on ju. Tšau! Issand, polegi nagu alkoholi, oota, ma panen veel. Oi. Ma ütlesin, see on nädalavahetus. On ju. Bye!